Armsad sõbrad, nagu ma teile vist eelmisel või üle-eelmisel korral ütlesin, oleme me neil nädalatel oma perega ühel väiksel reisil ja sellepärast ma tervitan teid nii täna kui ka nädala aja pärast tavapärasest erinevast kohast. Ja täna ma olen sellises Ameerika osariigis, mille nimi on Idaho. Me oleme siin heade tuttavate juures ja naudime siinset imekaunist loodust ja ilusat sooja ilma. Nii et kui kellelgi on kunagi võimalik, siis soovitan kindlasti külastada ka Idahot. Meie tänase pühakirja teksti me leiame aga Apostel Pauluse kirjast roomlastele, misest et see on saadetud Rooma kristlastele. Küllap sellel on midagi öelda nii meile siin Idahos kui ka kõigile teile, kes te olete parajasti seal, kus te olete. Apostel Pauluse sõnad selles kirjas roomlastele on väga olulised, need on nii olulised, et neid tsiteeritakse ka paljudes meie kiriku, luterliku kiriku usutunnistuskirjades ja nendest sõnadest, mida me täna kuuleme, on pärit või nendel rajaneb ka üks luterliku kiriku olulisemaid arusaamu, mida väljendatakse ladinakeelse sententsiga simul justus et peccator, ühtaegu nii õige kui patune. Mida see tähendab, sellest ma täna räägingi, aga kõigepealt siis loeme need pühakirja sõnad, mis on meile antud tänaseks epistliks Apostel Pauluse Rooma kirja 7. peatükist. Paulus kirjutab siin nõnda. Ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. Ma tean ju, et minus, see tähendab, minu lihas ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. Niisiis tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh mind õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust. Aga tänu olgu Jumalale, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma lihaga patu seadust. Ma ütlen kohe nii palju, et ma muutsin siin selles tekstis, selles meie viimases eestikeelses piiblitõlkes paaris kohas ühe sõna ära. Nimelt, kui siin kasutatakse sõna loomus, siis mina kasutasin selle asemel sõna liha, nii nagu on algses originaalses kreekakeelses tekstis, sest et sõna loomus tähistab ju seda, millisena me oleme loodud, millised me peaksime olema. Aga Apostel Paulus kasutab sõna liha selleks, et tähistada meie langenud, rikutud loomust. Seda loomust, mis on rikutud, haavatud, rüvetatud patu poolt ja mille kohta kasutatakse Uues Testamendis sõna liha. Liha iseenesest ei ole midagi halba, aga selles tähenduses siin see tähistab meie langenud, rikutud, patust, Jumalast võõrdunud ja lausa Jumalale vastu hakkavat või vastu sõdivat loomust. Nii et kui te leiate nendes Pauluse kirjakohtades sõna loomus eestikeelses tõlkes, siis tihtipeale
mõeldakse selle all mitte loomust sellisena, nagu me peaksime olema, vaid meie langenud, meie patust loomust. Ja see ongi selle tänase epistli keskmes. Ma tulen tagasi selle ladinakeelse lause juurde, simul justus et peccator, ühtaegu nii õige kui patune. Eks see ole ju see, millest Paulus siin räägib. Kui me vaatame seda Pauluse kirja roomlastele, siis selle 6. peatükis kõneleb apostel Paulus sellest, et kõik, kes me oleme ristitud, me oleme koos Kristusega maha maetud ja üles tõusnud. Me oleme kasvanud kokku, nagu Paulus ütleb, tema surma sarnasusega, et võiksime olla kokku kasvanud ka tema ülestõusmise sarnasusega ning elada uut elu, käia uues elus Jumala auks. Enam mitte andes oma ihu liikmeid ülekohtu relvadeks patule, vaid loovutades ennast Jumalale, andes ennast Jumala teenistusse, selleks, et me võiksime kanda temale uut head pühitsuse vilja. Kes me oleme ristitud, me oleme koos Kristusega maha maetud ja üles tõusnud. Meil on arvatud osaks Kristuse ristisurma ja üles tõusmise and ja vili, milleks on pattude andeks andmine, meie süü kustutamine, meie lepitamine Jumalaga, meile uue elu kinkimine, meie tegemine Jumala armu, armastuse ja halastuse osaliseks, püha vaimu valamine meie sisse selleks, et me võiksime sellest vaimust elada, et me ei oleks juhitud mitte enam oma lihast, vaid Kristuse vaimust, kes elab meie sees. See on meie uus olukord uuesti sündinud kristlastena, see tähendab nendena, kes on ristitud, kes on, kui tsiteerida ühte teist apostel Pauluse kirja, pannud ülle või rõivastatud uue rüüga, pannud ülle endale Kristuse õiguse rüü. Nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Kristus elab minu sees, nii ütleb Paulus taas ühes teises oma kirjas. Aga kuidas on siis meie elu tegelikkusega? Kuidas on sellega, et paraku meid saadab endiselt patt? Me endiselt oleme selles patu ihus, nii nagu apostel Paulus ütleb, nimetades ennast õnnetuks, ära vaevatud inimeseks ja küsides, et kes küll ostab mu lahti või õigemini peaksime tõlkima, kisub mu välja, tõmbab mu välja sellest surma ihust. Kuidas sellega siis on? Kuidas saab olla nii, et ma olen ühtaegu uuesti sündinud kristlane koos Kristusega surnud patule ja ülekohtule, kuulun ainult Jumalale, olen õigeks mõistetud ja uueks tehtud ja mul on ikkagi kalduvus teha ülekohut, kalduvus patu poole, kalduvus teha kurja. Kuidas see saab nii olla? Küllap on neid inimesi, kes panevad oma silmad selle tõe ees kinni ja ütlevad, et neil pole häda midagi, mis pattu mina ikka teen. Selline suhtumine ei ole õige, sest et kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me teeme Jumala valelikuks, nii öeldakse ka pühakirjas. Kõik on pattu teinud ja mitte ainult minevikus, vaid kahjuks on patul osa ka meie praegusest elust. Kas me seda märkame või mitte? Jah, ma usun, et väga paljud meie hulgast, väga paljud ka teie hulgast võivad olla äärmiselt tänulikud Jumalale selle eest, et tema armu abiga on nad suutnud saada lahti mõnest väga rängast, ebameeldivast, halvast, pahest või patusest kirest. Me oleme saanud andeks, me oleme saanud puhtaks. See on suur, oluline põhjus tänulikkuseks ja ka alandlikkuseks Jumala ees. Aga ma olen tähele pannud ka seda iseäranis teiste inimeste patutunnistust kuulates, et mida pühamaks inimene saab, mida lähemale inimene Jumalale jõuab, mitte oma jõupingutuste tulemusena, vaid Jumala armu abiga, seda teravamalt hakkab ta märkama ka kõiki väiksemaidki puudujääke,
plekke, mis on tema hingel. Ja ma usun, et mida püham inimene on, seda vähem on tal kalduvust arvata ja ütelda, et minuga on kõik korras, mis pattu mina ikka teen. Ma olen kuulnud inimesi pihtimas asju, mis tõepoolest on puudused, mis on sellised asjad, mis ei luba neil olla veel või tunnistada ennast veel jõudnud sellesse täiusesse, millesse me oleme kutsutud, aga mis tunduvad kas või minu enda pahede või halbade kalduvustega võrreldes nii imepisikesed. Ja siis ma mõtlen vahel justkui kadedusega, et oleksid mul ometi sinu patud, kui mõni inimene mulle pisaratega oma eksimusi tunnistab. Aga nii see on, mida lähemal keegi on Jumalale, mida lähemal keegi on valgusele, seda paremini ta näeb ka omaenda puudujääke. Eks ole nii, kui me oleme pimedas, siis ega me ei märka, et meie riietel või meie kätel on mõni mustuse plekk. Aga kui me oleme valguse käes, siis me näeme seda väga selgelt. Ja eks inimesed ole muidugi ka erinevad. Mina kuulun nende inimeste hulka, kellel kui käed on mustad, on kuidagi väga ebameeldiv tunne. Samal ajal on kindlasti olemas inimesi, keda see eriti ei häiri. Muide, ma ütlen vahepeal, et nagu te näete, ma olen õues ja siin õues on kõik võimalikke erinevaid helisid, mis võivad saada takistuseks selle jutluse salvestamisele või osutuda häirivaks. Kui see müra läheb liiga suureks, eks ma siin teen pausi ja püüan pärastpoole samast kohast jätkata, kus ma pooleli jäin. Nii, olen tagasi pärast seda, kui pidin aednike tõttu tegema väikese pausi. Aednikud tegid tubli tööd, aitäh neile selle eest. Ja püüame siis meie siit jätkata. Niisiis me kõik, hoolimata sellest, et me oleme ristimises uuesti sündinud, me oleme rõivastatud Kristuse õiguse kuuega, oleme endiselt patused. Me oleme simul justus et peccator, me oleme ühtaegu õiged ja patused. Ja nagu öeldud, see on, millest apostel Paulus kõneleb siin selles kirja lõigus. Ta justkui imestab selle üle, kuidas see saab nii olla. Ta ütleb, et ma tean ju, et minus, see tähendab minu lihas, ei ole head, tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. See on, ma arvan, meie kõikide või vähemalt paljude kogemus. Minu kogemus on see küll, ma tean, et on midagi, millest ma peaksin hoiduma, aga kuidagi nagu kisub sinna. Samas ma tean, et on midagi, mida ma peaksin tegema, aga vahel on tõesti nii, nagu Jeesus ütleb, et vaim on valmis, aga liha on nõder. Kuidas see saab siis niimoodi olla? Vastus on selles, et kuigi meie patud on meile andeks antud, kuigi me oleme puhastatud sellest süüst, mida me kanname oma pattude tõttu, kuigi me oleme Jumalaga taas lepitatud ja ühendatud, ei ole me veel valmis. Me oleme lunastatud, aga meie lunastamine, meie päästmine ei ole veel lõpule jõudnud. Me elame alles lootuses, me oleme päästetud lootuses, nii nagu apostel Paulus ütleb selle sama Rooma kirja järgmises peatükis. Kogu loodu ägab, ütleb ta, ja meie ise ka ägame ja õhkame, sest me oleme heidetud kaduvuse alla ja me ootame seda päeva, mil meid kord vabastatakse, mil meile kingitakse Jumala laste vabadus lunastuse täiuses. See on ees, me usume, et see tuleb, Jumal on meile seda tõotanud ja me teame, et ta täidab oma tõotused, aga praegu veel me ei ole sinna jõudnud. Ja see ei peaks meid täitma meeleheitega. Apostel Paulus kõlab küll, just nagu ta heidaks meelt, ta ütleb, mind õnnetut inimest, või nagu ma ise tõlgiksin, ma olen üks äravaevatud inimene, kes küll kisuks mu välja sellest surmaihust, kes mind vabastaks sellest olukorrast, aga kohe selle järel ta hõiskab, tänu olgu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja ta ütleb, niisiis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, ma tahan, mul on tahe, mul on hea tahe, ma tunnen
ära, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale. Ja ma tahan hoiduda sellest, mis on vale ja halb. Ma tahan püüelda selle poole, mis on hea. Mõistusega ma teenin Jumala seadust. Jah, oma lihaga, oma langenud loomusega ma teenin veel patu seadust. Aga ma tean, et see lõplik lunastus, see saab kord tulema. See saab kord teoks ka minu juures. See tähendab, ma ei pea meelt heitma. Ma ei pea ahastama. Kui ma näen, et ma isegi pärast seda, kui mind on ristimises uuesti sünnitatud, kui Jumal on mind omaks võtnud, kui Jumal on kinkinud mulle oma püha vaimu anni, kui ta tahab mind uuendada ja pühitseda, isegi pärast seda ma eksin, ma teen midagi, mis on vastuolus Jumala tahtega, siis ma ei pea meelt heitma. Ma ei pea arvama, et ma olen lootusetu, ma ei pea arvama, et nüüd ma olen läbi kukkunud. Jah, kui mina olen läbi kukkunud, siis Jumal ei ole kunagi läbi kukkunud. Ja see on Jumala töö, mille peale ma loodan, mitte minu enda töö. See ei tähenda, et minu patud ei oleks kuidagi olulised või neile ei peaks tähelepanu pöörama. See ei tähenda ka seda, nagu Jumala seadus minu puhul ei kehtiks. See on üks asi, mille ma tahan nüüd ära õiendada. On inimesi, kes arvavad, et pärast seda, kui me oleme saanud kristlasteks, kui me oleme ristitud, siis Jumala seadus enam meisse ei puutu. Ja nii on väga paljud inimesed minu käest küsinud, et aga miks see katekismus algab just nii, nagu ta algab? Millega ta algab? 10 käsuga. Kas see ei peaks olema juba möödas? Kas ei ole nii, et me oleme nüüd kristlased, me oleme uuesti sündinud, meile see enam ei kehti? Samamoodi ütlevad vahel mõned inimesed isegi Jeesuse mäejutluse kohta, et see on mõeldud neile inimestele, kes ei ole ristitud. Kuna need, kes on ristitud või siis need, kes on päästetud, nagu vahel ütlevad, kes on usule tulnud, et nemad ei pea üldse muretsema enam nende käskude ja Jumala seaduse pärast. Neile on kõik andeks antud, nad on Jumala poolt vastu võetud, ükskord päästetud, alatiseks päästetud, vahet ei ole. Mina jälle küsin, et kuidas saaks keegi niimoodi mõelda? Jumal on ju seesama. Jumal on täiuslik, Jumal on üks, Jumal ei muuda meelt. Kui Jumala tahe oli Vana Testamendi, Vana seaduse päevil see, et inimesed elaksid armastades teda üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast, et inimesed ei teeks kurja, et me ei tapaks, et me ei varastaks, et me ei valetaks, et me ei rikuks abielu ja nõnda edasi, siis see on Jumala tahtmine ka praegu. Jumal on seesama, Jumala juures ei ole mingit muutust, nii nagu pühakiri meile ütleb. Ja kui see on Jumala tahtmine inimeste suhtes, siis see on Jumala tahtmine ka meie suhtes. Hoolimata sellest, kas me oleme ristitud või mitte, hoolimata sellest, kas me oleme kristlased või ei ole. See, mida Jeesus ütleb mäejutluses, seda ta ütleb ju oma jüngritele. Ta räägib ju neile ja see tähendab, et see kehtib tema jüngrite puhul, meie kõikide puhul. Jumala seadus on hea ja püha ja õige, ütleb apostel Paulus. Seesama Paulus, kes ütleb, et Jumal on meid päästnud, on meid õigeks teinud ja õndsaks teinud oma armu läbi ilma seaduse tegudeta. Jah, seaduse teod, Jumala seaduse käskude täitmine ei saa tuua meile õndsust. Sest et probleem on selles, et me keegi ei suuda neid täita täiuslikult. Ja see tähendab, et kui me peaksime rajama oma õndsaks saamise, oma igavese elu üksnes oma tegudele, seaduse täitmisele, siis me oleksime lootusetus olukorras. Aga kuna meie lootus on Jumala armule Jeesuses Kristuses, siis me teame, et me oleme päästetud ilma seaduse tegudeta. Me oleme õigeks mõistetud Kristuse õiguse pärast, mitte meie oma tegude pärast. Ent see ei võta meilt mitte kuidagi ära kohustust elada Jumala seaduse järgi, täita Jumala käske. Jumala käsud kehtivad endiselt, sest nagu ma ütlesin, Jumal on seesama. Seadus on meile antud selleks, et meile meelde tuletada, mis on hea ja õige ja püha. Muidugi ka selleks, et meile meelde tuletada meie pattu, et näidata meile seda, et me vajame Kristust, et me vajame halastust, andestust ja lunastust. Aga mitte ainult, vaid ka selleks, et näidata meile õiget teed. Seadus on see juhtnöör, mille järgi käies, millest kinni hoides, me püsime õigel teel.
nii et Jumala seadus kehtib igal juhul. Muidugi, Jumala seadusel, kui me võtame selle kõige üldisemas mõttes, kui me võtame Vana Testamendi koos kõikide seaduste ja eeskirjadega, siis me peame tegema vahet. Me peame tegema vahet sellistel asjadel, mis on ajutised, nagu näiteks Vana Testamendi ohvri seadused või mingid rituaalsed ettekirjutused, mille kohta meile öeldakse, et Jeesuses Kristuses on need kõik täidetud ja lõpetatud. Tema on oma ainsa unikaalse ohvriga kõik ohvrid lõpule viinud, rohkem ei ole mingit ohvrit tarvis, aga on moraaliseadused. Needsamad ära tapa, ära riku abielu ja nii edasi, mis kehtivad universaalselt, sest nende aluseks on Jumala enda olemus. Need kõik on võetud kokku käsus armastada Jumalat kogu oma olemusega ja oma ligimest nagu iseennast. Ja kuna Jumal on armastus, siis loomulikult need seadused kehtivad endiselt. Paulus rõhutab seda selles samas kirjas roomlastele veidi hiljem. Ta ütleb, et me peame andma ennast üle Jumalale, tooma temale elavaks ja pühaks ohvriks. Me peame elama tema käskude järgi, mis kõik on võetud kokku selles suurimas käsus, armastuse käsus, et meil ei tohi olla kellegi suhtes mingit võlga, aga armastust me võlgneme üksteisele alati. Need kõik on apostel Pauluse sõnad siin samas kirjas roomlastele. Nii et kui keegi tuleb ütlema, et ei, Jumala seadus, Jumala käsud, need ei ole meie jaoks enam olulised, siis see inimene kas ei tunne pühakirja, ei saa aru Jumalast, Jumala olemusest ja iseenda vahekorrast Jumalaga või lihtsalt valetab. Ja sellised inimesi ei tohi kuulata ega tõsiselt võtta. Seadus kehtib, just need seaduse korraldused, mis rajanevad sellel kõige suuremal armastuse käsul, need kehtivad ka meile. Hoolimata sellest, et me ei suuda neid käske alati täita, et me ei suuda seda seadust alati järgida. See, et mina ei suuda alati olla selle seaduse kõrgusel, ei tähenda, et see seadus ise oleks halb. See, et mina teen pattu, ei tee seadust tühjaks. Probleem ei ole mitte seaduses, vaid probleem on minus ja minu nõtruses. Aga nagu öeldud, ka selles, ütleb Paulus, me ei pea meelt heitma. Me ei pea lootust kaotama, sest me oleme ju päästetud lootuses. Me ootame seda, kui meie lunastus lõpule viiakse. Nii et selles meie tänases epistlis apostel Paulus kirjeldab ühelt poolt väga realistlikult, väga adekvaatselt seda meie õnnetut olukorda, seda, millised äravaevatud inimesed me paraku oleme. Jah, me oleme. Me teeme halba, mida me ei taha, me ei tee head, mida me tahaksime. Me teenime küll oma mõistusega või tahame teenida Jumala seadust, aga oma lihaga patuseadust. See on meie olukord. Aga ka selles olukorras Jumal mõistab meid, hoolib meist ja armastab meid. Ta on andnud oma poja meie ees, siis kui me olime temast võõrdunud, kui me olime veel tema vaenlased, kuidas ta saaks jätta meile andmata oma abi ja armu nüüd, kui me oleme saanud tema lasteks. Järgmises peatükis, 8. peatükis ütleb Paulus, et mitte miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Jeesuses Kristuses. Ja see on sama, mida ta ütleb meile siin, tänu olgu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis vastus küsimusele, kes kisuks mu välja sellest surmaihust, kes mind aitaks selles olukorras? Vastus ei ole mitte selles, et ma ise rohkem pingutan ja panen rohkem rõhku enesedistsipliinile või uurin seadust või püüan seadust kuidagi tühjaks rääkida. Ei, vastus sellele küsimusele on ausas tunnistamises endale, et mina olen see, kes ma olen. Aga samal ajal lootusrikkas kinnituses, et Jumal on see, kes tema on. Jumal on armastus, Jumal on alastus, Jumal on headus. Ta on meid päästnud Jeesuses Kristuses ja ta teeb seda jätkuvalt. See ei vabasta meid kohustusest olla ausad enda ja Jumala ees. See ei vabasta meid kohustusest püüelda selle poole, et me võiksime elada Jumala seaduse järgi. See ei tähenda seda, et ükskõik millist pattu me teeme, vahet ei ole. Kuidas me saaksime nii mõelda, kui me tõeliselt Jumalat armastame? Aga see vabastab meid sellest kohutavast hirmust ja ahastuse tundest, et mina olen nii küündimatu ja
ja ma ei suuda midagi ja see tähendab, ma hukkun ja kõik on mõttetu ja kõik on lootusetu. Ei ole nii. Ei ole nii, sest Jumala jaoks ei ole midagi lootusetut. Ja see, mida Jumal teeb ja meile pakub ja meile tõotab, ei saa kuidagi olla mõttetu. Kui me paneme oma lootuse tema peale, siis me teame, et meil ei saa juhtuda mitte midagi halba. Me oleme tema käes. Tema armastab meid ja meie võime ka teda armastada isegi siis, kui me oleme sellised väiksed väetid lapsed, kes küll tahavad, aga ei suuda. Olgem rohkem nende laste moodi, kes teavad, et kui nad ise sellest raskest kohast üle ei saa, siis nad võivad alati loota oma isale, kes nad sülle võtab ja sellest raskest kohast üle kannab. Just nii teeb Jumal. Ja just see teeb meid ka võimeliseks hüüdma koos apostel Paulusega tänu olgu Jumalale. Temale, kes on meid päästnud, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi.